Ma jagaks ühte unenägu, mida ma sain aasta lõpul tegelikult, siis 31. detsember. Ma ei ole selline unenägude nägija, aga osad unenäod hakkavad kuidagi, nad jäävad ketrama ja tunneb, et selle kaudu tahetakse midagi öelda. Ja mind see kõnetas. Oli siis selline olukord, et ma nägin mingeid olendeid, mis võtsid inimeste kujusid ja nad tahtsid inimesi tappa ja hävitada. Ja ühel hetkel mul õnnestus üks see olend praktiliselt tappa. Ma lõin ta pea veel maha ja see, niimoodi, aga mul hakkas tast kahju ja ma hakkasin teda kuidagi nagu muretsema ta pärast või kuidagi niimoodi. Ja järsku ta kasvas uuesti suureks ja täismõõtu. Ta oli surematu. Ja siis see tundus nii võimatu olukord ja siis unenägu lõppes ja see jäi mul ketrama ja ühel hetkel mulle tulid mõtted. Need on surematud vaimud, need on teemonid, kurjuse jõud, kes üritavad inimesi tappa ja hävitada. Nad moondavad ennast. Ja kui me helitame seda pattu või meie elus on mingid uksed, vaknad lahti, siis nad tulevad meie sisse ja nad kasvavad suureks ja võtavad võimust meie sees. Ja kui me suudame neid Jumala ligiollu minna niimoodi, et teemonid hakkavad kahanema või me saame nad isegi pea maha võtta, aga kui me nüüd neile anname maad uuesti, siis nad tulevad, võtavad täie võimuse uuesti. Ja kuidagi see pilt kõnetas mind selles mõttes, et ma pidin läbi katsuma, et kas minu sees kõik see, mis on saanud maha, ega ma ei ole jätnud sinna mingit raasu, mida ma hellitan või lohutan või kui ma nüüd olen saanud vabaks, et siis ma annan endale mõttele ruumi, et kui ma näen midagi, et mis teevad mu mõtted samal ajal ja kas ma annan sellele maad, et see saaks kasvada või tagasi tulla. Mul tuleb teha väga konkreetne otsus. Ei, siit ma ei anna talle maad, kõik. Ja ta ei kasva mu elus suureks, ta läheb välja ja ta hävineb täielikult. Ma tahan teid julgustada selle kaudu, ärge ära ehmatage, aga meil tuleb olla tähelepanelikud ja valvsad tõesti, mida me laseme oma ellu tulla. Ja kui me elus on mingid uksed, aknad, mida me ei ole Jumalale päris üle andnud, siis jälgi, kes selle kaudu käib ja mis sinu elus toimub, et sa saaksid sellele käe peale õigel ajal, et see uks saaks kinni, et vaenlane ei saaks sinu elus valitseda. Ole julgustatud ja see põhiline on see, et hoidke Jeesuse ligi. Hoidke Jeesuse ligi, siis teil on jõud ja meelevald. Siis nad taganevad. Teie omast jõust ei piisa. Me vajame Jeesust, et olla tema ligi, siis me oleme võidukad Jeesuse nimel. Aamen.